Tere, head kuulajad ja vaatajad! Tänase saate külaliseks on meil Andres Kase, kes on Opstar Profiti asutaja ja kogenud tootmisjuhtimise koolitaja. Ta on aastaid juhtinud tootmisettevõtteid ja aitab nüüd ettevõtjatel oma protsesse efektiivsemaks muuta. Ja Andres töötab nii koolitaja kui nõustajana, keskendudes just praktilistele lahendustele ja süsteemsele juhtimisele. Tänases saates uurime, mis on Eesti tootmisettevõtetes hästi ja kus peituvad kitsaskohad, et kuidas võiks automatiseerimine ja robotiseerimine tootmist arendada ning et kas ettevõtjad on valmis sellisteks suurteks muutusteks. Samuti räägime, kuidas riik ja teadlikkus saavad siinkohal rolli mängida. Tere tulemast, Andres! Tere! Sa võid nüüd julgelt siia lisada, kui midagi jäi mainimata. Väga selline asjakohane tutvustus, rõõm oli kuulda. Ma võib-olla lisaks sellele, et tõesti lisaks minu enda koolitusele, mis on siis ka nüüd Viljandis tootmisjuhtimise koolitus, pikem selline aset leidnud 10 aastat, ma tegelikult õpetan ka rakenduskõrgkoolides. Ütleme Mainor ja Tallinna Tehnikakõrgkool, kindlasti mõlemad asjalikud koolid, et märksõna on rakenduslikkus. Ja võib-olla taustaks veel see ka, et kui tutvustada ennast, siis minu 3 kooli, haridustee siinsamas lähedal Võru tööstustehnikum, oli ta kunagi, nüüd ta vist kutsehariduskeskuse. Mainori kõrgkool, ärijuhtimine, tootmisjuhtimise, spetsialiseerumisega ja magistriharidus siis Tartu Ülikoolis strateegilises juhtimises. Ja tõesti olen ise ettevõtja olnud, hokiepitööstust Eestis arendanud, muide ekspordile suunatud ja siis elektroonikatööstuses nii tootmist, tehast juhtinud, aga viimased 10 aastat ma julgen öelda peamiselt õpetamise märksõna. Et võib-olla nii ja just praktilisus. Et võib-olla selline tutvustus. Kasumengi kohe teema juurde siis, et mis sa näed, et mis on praegu ettevõtetel tootmises hästi ja mis on pigem halvasti, et mis need kitsaskohad on? Kui nüüd seda mõelda, siis läbilõige on väga erinev, et kindlasti on neid, kellel on palju asju hästi ja paljudel on väga raske, aga kui ma nagu mõtlen, et mis siis hästi on, siis minu meelest algab see sellest, et kui sul on nõudlus ja kui sul on nagu tellimused, kui sul on klient, kes päriselt hindab sinu toodet või sa lahendad tema probleemi. Minu meelest on see kõige olulisem, sest et see koormab lõpuks ka ettevõtet. Et kui mina proovin õpetada organisatsioone või ka juhte, kollektiivi liikmeid, kuidas olla tõhusam meeskond, kuidas juhtida, ja mulle meeldib ka öelda väga, et kuidas olla paremini juhitav. Et siis tegelikult nõudlus annab ju sellele koormuse. Ja siis on juba ainult töökorraldus, tootmiskorraldus, inimhinge juhtimine. Et minu meelest on väga hästi, kui see on olemas. Kui seda ei ole, siis tuleks sinna võib-olla hoogu anda. Samas on ju teine pool, on ju. Et see ei ole niisama, et seal on ju taga kulude struktuur, tõhus tootmiskorraldus. Sealt tuleb võib-olla madal omahind, korralik kate, mis arvestab muidugi turuhindadega, et ka kasumit maksimeerida, kas siis omaniku jaoks, töötajate jaoks, selles mõttes huvigruppe on ju palju. Et võib-olla nii pidi ma lähetuks, et hästi on seal, kus on tõesti nõudlus, siis tuleb koormus. Seal oli küsimuse teine pool. Mis need murekohad on tegelikult ka, et sa ütled, mis on hästi, on see, aga mis see teine pool on? Võib-olla meie siin, võib-olla me ei hakka päris otse riikliku tasandi poliitikast rääkima, aga ma arvan, et need taustamured on kindlasti ka ettevõtjatel sellega seotud, et majanduskeskkond, kõik see maksukeskkond, eeskuju, et minu meelest see on üks taustaruum. Et ka sees võetakse vastutus, tehakse tarku sidusaid otsuseid või pigem ka nagu natukene
kurdetakse näiteks, et aga ma arvan, et üks asi on, mida ka ettevõtjad ise tunnistavad, on ka juhtimiskompetentsi puudumine tegelikult. Et sellest teadmisest ei jää minu meelest kunagi puudu. Siis muidugi seesama tööjõuturg, see ju muutub kogu aeg. Räägime, et tööjõud on puudus, nii juhte kui ka kvalifikatsiooniga töötajaid on ju, et tegelikult selle üle nagu minu meelest kuuled kõige rohkem uretsetakse. Aga teisalt ma olen vahest ka kriitiline just selles mõttes, et kui sa nagu ise ettevõtjana ei ole tegutseja, siis ongi tööjõupuudus sinu jaoks tagajärg. Et samas, kui sa väga hästi oskad kliendiga koostööd ja ehitad üles oma tarneahela organisatsiooni, siis tegelikult sa kujundad ise omale tööjõuvajaduse ja oled õigel ajal õiges kohas, et sa ennetad. Ja sealt võib-olla jõuame ka väljakutseni, et see süsteemne juhtimine üldse üle seesama tarneahela, üle kogu organisatsiooni muutuvas keskkonnas, näiteks kas või need samad maksukeskkonnad ja majanduspoliitika, ta paratamatult mõjutab sinu elu ettevõtjana, mis piirkonnas. Et võib-olla nagu need tulevad esmalt meelde. Tööjõud on teema, eks ole, et siis sealt me jõuame tegelikult selle automatiseerimise ja robotiteni, et kas see oleks nagu lahendus või kas ettevõtjad on nagu aru saanud, et see võiks olla lahendus? Robotiseerimine, automatiseerimine, et mul tuleb kohe sellega seoses meelde selline hästi lihtne näide, et tegelikult tuleb alati ise mõelda. Robotiseerimine või automatiseerimine ei ole ju iseenesest eesmärk, mina mõtlen. Ja ei tohiks juhtuda niimoodi, et ükskõik mis tasandil, et oleneb muidugi ettevõtte mahtudest. Et on väga suuri ettevõtteid, kelle jaoks automatiseerimine tõesti võimsad tootmisliinid, kus on terve tootmisprotsess ongi sisuliselt automatiseeritud. Minu meelest kõige lähem näide tuleb saetööstus. Et kus võib-olla väljundiks on saematerjal, võib-olla ka juba edasi kõrgem väärindus, et tegelikult see võib põhineda täielikult automatiseeritud lahendusel. Et aga ei tohiks olla olukorda, kus põhimõtteliselt me asendame vikati muruniiduki või selle mururobotiga ja meil läheb kauem aega programmeerimisele kui ennem vikatiga niitmisele. Et minu meelest on see nagu väga lihtne printsiip ja kui hakata robotiseerima, automatiseerima ükskõik mis tasemelt edasi minema, kes alustab, kes arendab nõudlusega kooskõlas oma mahtusid ja automatiseerib protsesse, et kas siis nende koostöörobotitega on ju tõenäoliselt hiljem võib-olla räägime rohkem või robotitega või tootmisliinidega. Et siis oluline on tõesti ise aru saada, et protsessid oleks ennem puhtad. Et võib-olla ennem vaataks isegi protsesse, inimeste töökorraldust ja üldiseid kitsaskohti ja alles seejärel hakkaks mõtlema selle peale, et mida me siis robotiseerime ja automatiseerime. Sellised mõtted tulevad. Aga kas ettevõtjad ka nii mõtlevad või see on nagu, või sina näed, et nii peaks tegema? Ja kindlasti paljud ettevõtted kindlasti mõtlevad ja ka tegutsevad, et ma arvan, et on neid näiteid Eestis ka olemas päris palju, aga see minu meelest see areng ei lõppe, et tegelikult, kui me ennem rääkisime tööjõu probleemist, on ju võib-olla mitte ainult puudus, aga ka tööjõuturu ootused. Et võib-olla ühel hetkel ei ole meil inimesi, isegi kui meil ei ole inimesi, kes enam oskavad vikatiga niita. Sul ei olegi lahendust, sa peadki tema panema robotiga töötama.
et küsimus ei ole tööjõupuuduses, vaid on tööjõuturu ootustes, et missugust tööd nad tahavad teha, kas see töö piltlikult selle sama pikatiga on ikka põnev, pigem ma juba programmeerin ja võib-olla juhin seda robotit ja tegelikult siis on ettevõtja roll tagada, et sinna tuleksid õiged mahud taha. Et ka nõudlust tuleks sinna taha, sellepärast, et me oleme juba osavamad. Aga kas sa näed, et see robot on ikkagi siuke mahutoote asi või on see võimalik ka niisugust seeriatellimust mingis väikest partiides ikkagi ka mõistlik kasutada? Mulle tundub, et neid, vaata robot on ja koostöörobot on ju tegelikult nagu erinevad. Mulle tundub, et see koostöörobot on pigem abimees seal, kus sa praegu küsisid, et ta nagu on nii palju, kui mina tunnen seda valdkonda, nagu inimsõbralikum, et ohutum. Tegelikult tänapäeva võib-olla nii palju, kui ka mina olen uurinud maailma, et viimased 10 aastat on tegelikult need samad koostöörobotid väga vahvalt arenenud, et neid saab, üks asi on see, et distantsid programmeerida, on ju, et nad on inimesele ohutumad, et on seal siis sensorid sees, et ta ei tule oma raskusega, et kui sa tööpiirkonnas oled, et ma arvan, et neid küll, eriti veel seal, kus on sul, ütleme näiteks 30% on inimese tööjõudu puudu, sa organiseerid oma tootmisprotsessi niimoodi, et ta tõesti on see abimees. Ta ongi sul nagu abitöötaja eest. Et ma arvan, et väikeettevõtjatele on just selline lahendus võib-olla esimene samm. Et ma tõesti ei oska öelda neid hindasid, ütleme, et kui palju selline keskmine koostöörobot maksta võib, aga need arvutused, neid arvutusi peab oskama ettevõtja teha. Et selleks peab tundma jällegi tootmisprotsessi. Me korduvalt oleme maininud seda protsessi siin, et kas ettevõtjad on tegelikult valmis neid protsesse ka muutma või nad nagu pigem jõu hoiavad, seda robotiseerivad küll, aga täpselt samamoodi tahavad tööd edasi teha? Tead, vahest võib jääda küll mulje, et justkui nagu lapitekk. Et üks tükk siit, üks tükk sealt ja kui me ennem alustasime, et juhtimiskompetentsid on ju, et see tähendabki seda, et sa pead tundma, ütleme siin, kui mina olen tootmisjuhtimise või operatsioonide juhtimise valdkonna arendaja, mõtlen, et see töökorraldus, kuidas sealt ära teha, organiseerida, on oluline, et sa tegelikult pead ikkagi väga hästi tundma, kuidas tööprotsessid üles ehitada, mis on tootmisvõimsus, on ju, kus see pudelikael tegelikult on, missugused on inimeste ootused, mured, mida see klient tahab, mis on tootedisain, missugused on tootmisprotsessis kõige kulukamad kohad võib-olla. Et ja see terviku puudumine tihtilugu pole kõige parem. Seal, kus see on olemas, ma arvan, et need ettevõtted ka arenevad, et robot üksi ei tee ju midagi, selles mõttes sa pead kogu seda tööprotsessi nagu muutma natukene ja korrigeerima tegelikult. Just, et ja automatiseerimine, et võrdleme näiteks, kui ettevõte leiutabki tõesti tule, on ju, ja meil on tohutu tootlikkuse hüpe tänu sellele robotile või koostöörobotile. Et aga mis siis saab? Et sa pead ju hakkama ümber korraldama seal, sa pead mõtlema tuleohutusele kohe. Sul peab olema võib-olla kütet rohkem, tegelikult su nõudlus kasvab, on ju. Keegi peab turundustööd tegema, müügitööd tegema, tarneahel tuleb teistmoodi tööle panna, et tegelikult ettevõtjad peaks olema nagu ennem seda muutust, ennem roboti tulekut tervikuna valmis, on ju. Ja siis nad panevad selle lupsti sinna nagu see lapitekk ja lõpuks ta jääbki tegelikult ilus. Ja see on see omanäolisus olemas ja see omanäolisus võib-olla iseloomustabki seda, et iga ettevõtja keskkond on omanäoline. Sa pead oma peaga mõtlema ja protsessidest aru saama, et aga kui me vaatame siin sektoreid, siis ütleme, et elektroonikas sa oled ise ka olnud, et seal on nagu robotid juba päris tükk aega, metallis samamoodi. Aga kui me jätame saetööstuse välja, siis tegelikult mööblitööstus automatiseeritud on tegelikult ikkagi marginaalne osa, et mis see põhjus seal võib olla? Ma isegi vaata, kui ma selle peale mõtlen üldse, et vaata, ma ei tea, mis andmetel see
tegelikult tugineb, on ju, et kas elektroonikatööstuses on rohkem roboteid, kokkuvõttes, kas metallis on ju, metallitööstus, elektroonikatööstus on ka ju väga lai mõiste, on ju. Ja puidutööstus üldiselt on ka väga lai mõiste, ütleme, aga mööblitööstus on juba väiksem, konkreetsem mõiste. Et ma mõtlen, et kui mööblitööstusest rääkida, siis seal tõenäoliselt meil ei ole selliseid gigante, et näiteks või globaalseid suurte mahtudega globaalseid ettevõtteid ja kus on selge spetsialiseerumine võib-olla tootmise piirkonna või tehase tasandil, kus on võimalik standardiseerida. IKEA võib-olla on. Ja aga see pole, on kindlasti on ettevõtteid seal IKEA tuules ja võib-olla tuleb siit üks jupp ja sealt teine jupp, on ju. Aga kuhu ma tahan jõuda, et ma ei tea, et kas mööblitööstuses on vähem roboteid kui elektroonikas, on ju. Et aga kui seal on vähem, siis tõenäoliselt sellepärast, et on väiksemad mastaabid, võib-olla ka investeerimisvõimekus, taas seesama, ma ei tea, kapitalisaadavus võib olla ka jällegi inimeste, ütleme, nad on tihtilugu, ma arvan, väike keskmised ettevõtjad, kus need inimesed reaalselt ise juhivad, võivad olla ka juhtmeeskonnas, omanike ringis ja tihtilugu nad on nii hõivatud, et neil ei ole võimalik töö ja tegemiste kõrval nii palju tegeleda mõttetöö ja arendamisega. Ja võib-olla ka, ütleme, kui ootadki toetust näiteks, et keegi, võib-olla, me oleme tsentris siin, on ju, et võib-olla sellised organisatsioonid tahavadki aidata, aga vaata, kui juhtidel ei ole seda aega ja kui nad ei ole teinud oma otsust, et ma võtan 5% oma ajast, 10% oma ajast selgelt mõttetööd, arendustööd, koolitan inimesi, käin, suhtlen võrgustikega, siis on väga raske tegelikult sellest rattast välja tulla. See peab olema nende teadlik valik ja otsus. See peab olema nende teadlik valik ja ma usun, et selline koolitamine, teadlikkuse kasvatamine, tõstmine, see on üks võib-olla selline esmaseid ülesandeid, võib-olla ühiskonnas või propageerida kas või seesama, praegu ma kuulen hästi palju ka, et inseneriakadeemia, ütleme, et inseneriharidus. Et ja seda tehakse minu meelest väga vahvalt praegu. Väga lai kõlapind ja selged faktid on ka olemas, et sisseastujate arvude poole pealt, on ju. Ma ka ise näen Tallinna Tehnikakõrgkoolis, et kui vaadata sisseastujate statistikat või sooviavaldusi, siis see aasta on, minu meelest oli seal selge hüpe. Et selline heas mõttes propageerimine ikkagi populariseerib ka, ütleme, heas mõttes või ta annab heas mõttes survejuhtidele sellega rohkem tegeleda, võtta aega, sest et tööjõudu ju tegelikult hakkas pakkuma. Ja huvi on olemas. Et siin tulevad need robotite integraatorid ka mängu, kuhu need insenerid tõenäoliselt tööle lähevad, sest need vist päris lõpptootmisesse seda roboti inseneri sa võib-olla täiskohaga tööle ei võta, eks, et aga palju sa nende integraatorid ja siukestega kokku oled puutunud, kas seal on kompetentsi täna piisavalt üldse aidata teisi? Sa mõtled nüüd just neid, kes selle automatiseerimise robotiseerimi üles ehitavad, nagu seadmid müüvad ja siuksed teeme? Ma arvan, et seal on samamoodi neid, kes oskavad asja väga hästi teha. Aga me peame alati arvestama ka seda, et seal võib samamoodi olla ressursipuudus, on ju. Ja seal võib olla samamoodi prioriteetide küsimus, et ja töövoolavus, kaadrivoolavus nii-öelda. Et ja kõik ei jõua teha tipptasemel. Ja ma arvan, et see robotiseerimise integreerimine või automatiseerimine ei ole teistmoodi teema võrreldes näiteks tarkvara arendusega või tarkvara juurutamisega. Seal on täpselt samasugused väljakutsed. Et need integreerijad peaks olema minu arvates head moderaatorid. Et nad oskavad kaasata vajadusel omavalitsust või siis ütleme seal, kus on riik pannud välja selged head toetused, on ju. Siis teie spetsialistid ja siis ka andma inimestele võimalusi. Ma olen näiteks mõelnud, et kui tihtilugu saadetakse
messidele või seminaridele või siis näiteks ka robofestile saadetakse või tulevad juhid, spetsialistid on ju, eksperdid. Aga võtta kätte, saadab näiteks seltskond töötajaid. Et tegelikult selle teadlikkuse tõstmine tuleb panna nagu istutada mulda minu meelest kohe nagu maast madalast. Et me hakkamegi rääkima juba esimeses klassis, et tööstus, tootmiskorraldus, töökorraldus, süsteemne juhtimine. Et see algab tegelikult sellest, et me paigutame oma ketsid ilusti riiulisse, joppe ilusti nagisse, et meil ei ole pilla-palla ütleme alates seal kodust ja korrast, et me leiame alati võtmed ülesse, kui on vaja autoga sõitma minna. Et kas siis abikaasa või laps või panid need võtmed kuhugi. Lasteaias õpetatakse tootmiskorraldust läbi selle, et jalanõud ja jopp on alati õige koha peal. No, tegelikult väga lihtne paralleel, et mulle tihtilugu meeldibki tuua selliseid võib-olla natukene nagu naljakaid või kentsakaid, aga samas elulisi näiteid on ju, et inimene oskab paremini endast kohe nagu paralleelidega tuua. Et selle robotiga võib samamoodi olla see, et meil võib olla väga vinge auto, väga hea juht, autol ka hea juhitavus, aga no pole nagu disainitud turvavööd, näiteks. Või sa ei pane seda kinni, et see komponent on puudu. Et võib midagi ei töötas süsteemselt. Et sellised mõtted. Ja siin tuleb veel siin algusel juttu ka, et see riigipoolne süsteem, maksusüsteem või mis iganes, et kas riik saab kuidagi ka toetada seda, et ettevõtjal läheks paremini, kas ta saaks robotiseerida näiteks või mis iganes oma tootmiskorraldust muuta? Selle küsimuse juures tuleb mul kõigepealt selline mõte, et asjad peaks olema lihtsad. Toetusprotsess, toetuse saamine ei tohiks olla nagu keeruline. Muidugi peab olema ta kontrollitav, et selles mõttes, et me ei saa ka seda eitada, et toetus võib minna valesse kohta ja lõpuks me ei kasuta maksumaksja raha võib-olla eesmärgipäraselt, on ju. Aga ikkagi see protsess peab olema lihtne, õiged mõõdikud ja see pädevus mõista ka ettevõtte muret. Et just need otsustavad, et ta nüüd tõesti läheb õigete võtmemõõdikutega, õige initsiatiivi ja probleemi lahendama. Et võib-olla need asjad, aga samas jällegi see integraator on ju, või moderaator või projektijuht peaks olema piisavalt jälle pädev, et kuidas see teadmus kokku saab, on ju, ja ka seal võib olla oskuse kompetentsi tööjõupuudus, on ju. Aga kuidas see riik seda meedet peaks siis välja töötama või kellega ta peaks nagu rääkima rohkem, et kas ta peaks ettevõtjal on oma igapäeva mured, eks ole, ta võib-olla ei jõua tegeleda sellega? Nojah, vot ongi, et kas pead tegelema kulutõhususega sellepärast, et maksud tõusevad? Mitte, et ma siin tahan seda iga teise lausena välja öelda, see pole see, aga ta lihtsalt tuleb hea seosena. Kas ma tegelen ettevõtjana oma niigi kitsa ajaga, tegelen selle väljakutsega, on ju, või ma tegelen robotiseerimisega või protsesside parendamisega, inimeste arendamisega, süsteemide parendamisega. Et tõesti juhtidel on aega vähe, on ju, et siis oleks hea, kui keegi aitaks selle teenuse heas mõttes nagu koju tuua, et nagu riik on siin minu meelest nagu klienditeenindaja mingil määral. Et sa teed selle kodutöö nii hästi ära, et ettevõtja saab sinu teenust võimalikult kiiresti ja hästi lihtsustatult tarbida. Et võib-olla, kui see vastab äkki küsimusele, et... No, siit jõuame siia, et me oleme täna siin tsentris, eks ole, et meie ju natuke nagu oleme siis ettevõtja ja riigi vahel. Et kuidas siis, kas meiesuguseid oleks vaja rohkem või kuidas meiesuguseid saaks ära kasutada seal? No, mulle tundub, kui ma eelmine aasta, praegu me oleme ka tegelikult ju suuresti robofestiga, on ju, ütleme see robot on nagu see käitu
kes tõmbab meid siia käima, on ju, et ülejäänud kas tootmiskorraldus, inimeste juhtimine, asendiplaan või rahastamine või riigi toed. Need on selle külge haagitud, on ju. Kui ma eelmine aasta käisin ka teie juures siin Robofestil, on ju, mis oli esimene kord ja kui nüüd see aasta tuleb uus ja kõrvalt olen vaadanud, siis eelmine aasta ka nägin, siis minu meelest need on väga nagu asjakohased, asjalikud, just praktilised. Et eelmine aastaga jäi mulje, et see on nagu sisuline, et see on ka oluline, et kuigi robotite ja automatiseerimise protsesside, ütleme, need esindajad, nad loomulikult on huvitatud, et ka nende seadmeid ostetakse. See on hea eeldus, aga peaasi, et ei teki ka üleliia sellist tunnet, et meil keegi, ütleme, eesmärk on ainult müüa. Eesmärk peaks olema nagu integreeritud, et siin on ka spetsialistid, kes aitavad protsessi arendada. Ja protsessid on puhtad, ilma raiskamisteta, õige, ütleme, me lahendame õiget probleemi ja siis tuleb appi see sama robot, mis võib-olla on väga kallis investeering, on ju, ta ei lähe valesse kohta, et tegelikult nende huvigruppide kokkutoomine on minu meelest väga vahva ja siin ongi riik oma abistava käe minu meelest pannud juba. Me saame käia koos, arutada, siis on juba esimene samm. Reaalselt ma ei tea, võib-olla ma saan sinu käest küsida, Erki, et kui paljud ettevõtjad üldse käivad, vaata, ja nagu jõuavad siia. No eks see ongi, me natuke peame neid kutsuma, seesama, et neil ei ole aega, eks nad tegelevad millegi oma igapäeva probleemiga, on ju. Aga eks nad ikka järjest rohkem leiavad meid. Mis minu mõte on see, et kui varem oli see kompetentsikeskuse meede kui selline riigi poolt, et siis sellised asjad sinu siin, mis peaks nagu jätkuma või ka tulevikus olema kindlasti nagu ka muus valdkonnas, mitte meie siin puidusektoris. Sa mõtled, et see küsimus on kas... Üldse, kas siukseid keskuseid oleks nagu vaja pigem tagant tõugata, juurde teha või siis las nad lähevad oma soodu? Kui ta väga hästi toimib, on ju, et kui seal on eesmärk sõnastatud ja tegelikult keegi saab reaalselt kasu, siis peaks ikkagi selgelt hoogu juurde anda. Et loomulikult ka seal tuleb vaadata, et kas juhtimine on paigas ja kas neid organisatsioone juhitakse sihipäraselt. Minu meelest on eriti vahva see ka, et näiteks siin kool on ju kõrval, on ju. Et ettevõtjad, tsenter, nii koolipink, see tarkus, mis siin arendatakse, peaks jõudma ka kohe tegelikult koolipinki ja vahetult õpilaste pähe, kes lähevad kohe sinna samma ettevõttesse tööle. Et see on nagu üks võimalik väljund, et kui neid osatakse integreerida koolidega kiirelt ettevõtjate vajadusi arvestades, siis minu meelest ainult andku tuld. Ja see on ka üks teema meil Robofestil, et kuidas kutseharidus saaks robotiseerimist toetada, nii et seal on ministeeriumite esindajad ka kohal, et saame kuulata seda arutelu. Saame paneelina kuulata, et kuidas nagu seda nähakse, aga et kas sa näed, kas kool ja ettevõtted teevad koostööd omavahel piisavalt? Sa koolid üldiselt? Taas on minu arvates see oleneb juhtimispraktikatest. Ja juhtide enda meelestatusest, et kui juht võimaldab seda ja delegeerib selle näiteks kellelegi ettevõttes või määrab ressursi või määrab, ütleme, kulu poole pealt eelarvesse rea näiteks kavandab, siis jah. Aga kui pigem ollakse ametis tulekahjude kustutamisega, on ju, siis on seal ka isegi vaatamata sellele, nad väga tahavad seda. Nad ei jõua sinna. Et seal on, aga võiks olla rohkem. Aga ma arvan, et jällegi kuskilt tuleb alustada. Ja võib-olla me ei peaks niivõrd palju võib-olla nagu vaatama, kurtma, et siin on midagi valesti. Pigem vaatame, et näed, siin tegelikult on head näited, aga lähme edasi siit. Kus saaks midagi veel paremaks? Just, kus saaks veel paremaks teha, et kindlasti on häid näiteid ja minu meelest tehakse seda rohkem. Ettevõtjad peaks kutsuma võib-olla koolitöötajad enda juurde ka rohkem, vaadata päris elu või? Koolid teevad kindlasti seda ka, võib-olla kes rohkem, kes vähem, aga ega
igal pool on ju organisatsioonid ja inimeste juhtimine, et ega koolidel on omad väljakutsed, on ju. Et aga siis võiks vist kokku võtta, et kui me nüüd selle kõik ära kuulasime, siis mis need 5 põhiasja võiksid olla, mis soovitused sa annad, et mida ettevõte peaks praegu tänasel päeval tegema hakkama, et tootmiskorraldust tervikut siis parandama hakata? Hea aeg läheb ruttu, aga proovime kokku võtta, et kuna me mingil määral ikkagi ennem ka mõtteid vahetasime, siis ma proovisin formuleerida nagu need lõpu 5 märksõna nagu T-tähtedena. Et 5 T-tähte, et esimene on teadlikkus, on ju. Et tegelikult teadlikkus on see siis tsentri poolt, ettevõtja poolt, et oma inimestes, juhtides, töötajates, on ju, või riik, et minu meelest teadlikkus on hästi oluline. Siis võtame teise asjana töökorraldus. Töökorralduse all ma pigem mõtlen, ütleme sellist head motiveerivat, targalt korraldatud tööd, kus inimene tunneb ennast ka mugavalt. Et seal ei ole nagu lauslollusi sees. Et see puudutab ka nagu head tiimitööd kindlasti, et head organiseerimist ja inimeste juhtimist. Siis kolmandana võtame siis tootmisprotsess. Sa pead tundma oma toodet, oma ütleme siis võib-olla väärtusahelat tootmisprotsessi, kui me räägime konkreetselt tootmisettevõtetest, siis pigem tootmisprotsess. Protsess on eraldi teema, on ju. Et oleks süsteemselt korraldatud, põhiprotsess toetatud, on ju, kõik hästi integreeritud, õiged võimsused paigas, on ju, midagi ei ole üledimensioneeritud, voojuhtimine, inventari juhtimine, et on õige tasakaal. Siis tootmisjuhtimine, tootmisprotsess, tootmisjuhtimine, siis ma usun, et tootmisjuhtimise teoreetilised printsiibid tulenevad nad kas siis Jaapani juhtimisest, tulenevad nad mõnest teisest filosoofiast, on see Six Sigma või tõesti Lean juhtimine, Toyota, taustaga Jaapan, mõni muu, world class manufacturing. Tegelikult neid paradigmasid on mitmeid, on ju, aga tootmisjuhtimine kui selline, kaasa arvatud inimhinge ja tootmisprotsessi sidumine, see on kindlasti oluline. Siis ma vaatan, mis ma veel panin sinna, tootmisprotsess oli ja veel oli. Et inimkeskne ja professionaalne juhtimiskultuur on ju tootmisjuhtimise sees. Ja viimane pole T-trenni. Et tegelikult T-trenni organisatsioonis ka juhtimise mõttes, et tõesti me vahest raiskame oma ressursse. On mõni vaba masin, mõni vaba töötaja, harjuta tootevahetusi. Näiteks, on ju, korrasta töökohta, saada inimesi tõesti koolitustele näiteks, kui on näha sellised perioodid. Mitte, et sa ainult nendel perioodidel pead seda tegema, aga muul ajal ka. Et võib-olla selline viimane tõh oli siis jah T-trenni, et alusta väikestest. Kas või see sama robotiseerimine, väiksed projektid, keegi tegeleb pakkimisega, keegi tegeleb võib-olla mõne tellimuse automatiseerimisega, tellimuse vormistamise, ostutellimuse automatiseerimisega. Keegi vaatab, kuidas ohutusolukorras oleks võib-olla koostöörobot abiks. Et suru see heas mõttes alla organisatsioonile, et iga inimene saaks heas mõttes särada, näidata oma initsiatiivi. Et võib-olla sellised, nii et teadlikkus, töökorraldus, tootmisprotsessid, tootmisjuhtimine ja T-trenni. 5 teed. Väga hea. Need prindime välja, paneme seinale vähemalt tsentrisse. Et see tegelikult ju kõik see tootlikkus minu meelest loob ettevõtjatel paremad tingimused ka töötasuks. Ja inimesi saaks niimoodi palju paremini kaasata. Mis see veel paremini motiveerib, eks ole? See ju võiks olla väga oluline stiimul, on ju.
et võib-olla sellised mõtted siia, et tõesti aeg läks kiiresti. Ja, aga aitäh sulle, Andres. Väga head mõtted ja meie isegi saime siin mõtteainet veel. jah, on mida arutada. Just, ja mida ka ettevõtetega edasi arutada. Et podcasti toimumist on kaasrahastanud Euroopa Liit, ehk siis ikkagi riigi tugi on meil olemas. Ja aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Aitäh. Ja aitäh kutsumast.